Kuidas elanikkonna kaitset ja kriisideks valmistatakse ette, siis Lääne-Harju vallas. Lääne-Harju vald hetk tagasi oli ekraanil roheline, nii et nad teavad, millest räägivad. Vald, üks linn, 6 alevikku, 46 küla ja üks vallavanem, nagu Eestis kombeks on. Jaanus Saat, palun. Tervist! Ma vabandan kõigepealt, kellel ma pettumust valmistasid, kes ootasid siis Katri Raiki siin ja mul on võimalus ise siis tema ees seda ettekannet teha. Aga teema on siis selline, mis mulle ette anti ja ma hea meelega sellest räägin, mida meie oma vallas teeme. Aga meie vallas ka natuke, et kui ma ütlen Lääne-Harju vald, kuskil käib see läbi, siis tegelikult ei seostata seda Paldiski või Padise, Vasalemma või Keila vallaga, et teatakse, et kuskil on mingisugune Lääne-Harju vald, aga millest see koosneb, et sellest me siis täna koosneme ja sündis see siis peale haldusreformi 2018. Miks ja milleks me peame valmis olema? Meil on sellised asutused meie vallas. On radioaktiivsete jäätmete hoidla, mis on siis ainus Eestis ja kuhu siis täna kogutakse ka siis neid radioaktiivseid jäätmeid, mis meie haiglates tekivad. Lisaks siis Ämari lennubaas, mitmed A-kategooriaga õhuettevõtted ja Lõuna- ja Põhjasadam. Ja need on ka need teemad või objektid, mis on pannud meie inimesi küsima, et arvestada seda, mis täna maailmas siis toimub, et kui meid keegi ründab, siis tõenäoliselt meie vald on siis esimene selline sihtobjekt, sellepärast, et meil on sellised objektid meie vallas. Lisaks siis kõik need muud väiksemad kriisid, millega me igapäevaselt siis kokku puutume, eks on tormid, COVID ja põgenikud, millega me siis tänaseks oleme väga palju tegelenud. Aga alati, kui me räägime kriisist, ma räägin siis meie valla näitel, et siis alati tekib küsimus, kas me tegelikult ka valmis oleme. Et tegelikult me võime neid plaane ja eesmärke ja tegevusi endal panna, et kuidas me käitume, aga kui see kriis ikkagi ühel hetkel meile kohale jõuab, kas me siis tegelikult oma meeskonnaga oleme valmis seda kriisi lahendama. Kuidas me tänaseks siis valmistunud oleme, eks nii nagu igas omavalitsuses on ka meil kriisikomisjon, mida me oleme teinud võib-olla natuke teistmoodi, et me oleme moodustanud ka siis kriisikomisjoni juurde kriisikomisjoni staabi ja see staab koosneb ainult siis nendest ametnikest või inimestest, kes siis on antud hetkel selle kriisiga seotud. Ehk et kui kriisikomisjonis on meil ka sadamate esindajad ja veel keegi, siis me ei kutsu neid välja, kui meil on näiteks põgenikekriis või siis COVID-i kriis. Ja loomulikult need plaanid ja tegevused, mida me suure hooga alati täidame, teeme valmis, esitame, et need kooskõlastatakse, eks, aga kui tuleb see hetk kätte, et kas me teeme täpselt nii, nagu seal plaanis kirjas. Aga meie oma kriisitöös ja valmisolekus toetume siis väga palju koostööpartneritele, mida meil on päris mitmeid ja siinkohal loomulikult Päästeamet on üks peamisi koostööpartnereid, kes meid aitavad ja nõustavad ja kellelt on meil siis alati olemas suur tugi. Ja siin pildi peal on siis meie viimane lauaõppuse meeskond. Me oleme suht unised siin, sest me teeme need lauaõppusi ka tegelikult siis ikkagi kas öösiti või väga vara hommikul, et ikkagi harjutada inimesi, et kui sul see sõnum tuleb või teada, et sa pead kogunema, et kas see kriisimeeskonna liige võtab selle telefoni vastu ja ta vastab sellele, et me teeme seda ka siis kahes jaos, kõigepealt tuleb sulle SMS ja suurema unega inimesed SMS ei kuule ja siis läheb 5 minuti pärast hakkab siis meie kriisikomisjoni staabi koordinaator läbi helistama, kes ei ole vastanud SMS-ile. Siit on läbi käinud väga mitmed teemad, kes siis
kes siis panustavad sellesse kriisitöösse või valmisolekusse ja siit on korduvalt läbi käinud just kogukonnad, et ka meie vald, meie vallavalitsus, kriisikomisjoni staap tegelikult toetub just kogukondadele ja see on selline vastastikune, et üsna tihti kogukonnad küsivad ka omavalitsuselt toetust oma ürituste läbiviimiseks, eks, et ja meie alati toetame ja kui on meil kriis, siis me tahame ka nendelt seda vastu saada, et see toimubki sellises heas koostöös. Alates 2018 siis meie oleme liikunud oma vallas ühest kriisist teise, peamiselt siis algas meil siis COVID-i kriis, millele järgnes põgenikekriis ja pluss siis on lisaks need sellised väiksemad tormikahjud, et peaaegu täpselt aasta tagasi siis jaanipäeva paiku oli meil vallas suur torm, kus tekitas siis väga palju kahju meie vallale. Aga mida me siis teeme igapäevaselt, et valmis olla, on siis lauaõppused, et neid me harjutame, me teeme neid, aga siinkohal ongi see, et me tegelikult tunneme puudust nendest reaalsetest õppustest, et just koostööõppustest, kas siis erinevate organisatsioonide ja ametitega, et kuidas me ikkagi teatud olukorras käitume, kui juhtub midagi. Regulaarne varude soetamine, ülevaatamine, me tegelikult alustasime oma varude soetamist peale esimest sellist väikest kriisi, kui meil oli see tormikahjud ja meil on ka üsna tihti nii, et meie kriisikomisjoni staabi liikmed lähevad siis ise kohale sinna, kus see tormikahju on, hindavad seda olukorda seal ja sealt meil siis tulevad ka need, et mida meil tegelikult siis vaja on, et me oleme pärast neid õppusi või torme soetanud endale mootorsaage ja töövahendeid ja nii edasi, et meil on see varu olemas ja siis seda varu tuleb ka regulaarselt üle vaadata, et mida juurde. Lisaks siis head suhted koostööpartneritega, mul endal isiklikult on olnud võimalus siis osaleda Saksa Punase Risti ja Soome Punase Risti erinevatel õppustel, ka vaatlejana, ka osalejana, et sealt me oleme saanud siis väga palju sellist teadmist, mida meil siin võib-olla koha peal endal ei olnud, et mida olen saanud rakendada, et alati ka teistele omavalitsustele, organisatsioonidele, et kui teil on sellised võimalused, siis alati kasutage ära, et saate muid mõtteid ja ideid juurde. Ja loomulikult see teavitustöö, see ennetamine, ja siinkohal oleme meie siis omavalitsusena meie panustame sellesse, aga see hakkab ka igaühest meist endist pihta, see hakkab pihta sellest korteriühistu esimehest, nagu siin eelnevalt juttu oli, et see hakkab kõik meist endist kogukonnast ka pihta, et see kogukonna inimene, et tema teeb seda teavitustööd või et kui meie saadame korteriühistu listi mingisuguse info, et kas ta annab selle info nüüd edasi oma majaelanikele, et kõik ta niimoodi sealt pihta hakkab. Kogu nende kriiside juures on oluline just see riski ja kriisikommunikatsioon, mis siis toimub ennem kriisi jooksul ja ka siis peale kriisi, et mida meie oma vallas oleme siis rakendanud, on see ohuteavitussüsteem, ehk me siis kogume regulaarselt inimeste numbreid, nad saavad salvestada sisestada selle numbri siis meie koduleheküljel, seal on selline lahter, et me ei küsi ei nimesid ega mingid muud andmeid või sissekirjutust, et me lihtsalt kogume neid numbreid, tänase seisu peaks seal olema kuskil ligi 3000 numbrit ja kui siis mingisugune oht tekib või mingi teema, siis me saadame sinna selle teavituse, et me oleme seda paar korda ka rakendanud, aga me oleme selles mõttes ei kipu sinna väga aktiivselt midagi sisestama, et see tekitab võib-olla inimestes paanikat, aga selles mõttes on ta hästi tööle läinud ja näha on seda, et kui mingisugune kriis on juhtunud, et siis alati peale seda kriisiga neid numbreid tuleb sinna süsteemi meile siis juurde. Ja loomulikult me kasutame siis kõiki oma
meediakanalid või selle kriisikommunikatsiooni ajal siis, eks, et ja meil on ka, mida me oleme teinud, siis meil on sellised listid, on kogukondade list, on korteriühistute list ja seal listides on kõik meie vallas siis korteriühistute esimeeste kontaktid ja läbi selliste listide me ka siis teeme sellist päris regulaarset teavitustööd, et kui on midagi tulemas, siis me sinna seda infot saadame. Meie omavaheline kriisimeeskonna kommunikatsioon, et kui nüüd meil midagi on siis juhtumas, et jah, et meil on need kõik, mis on seadusest tulenevalt sellised plaanid ja tegevuskavad, mis peavad olemas, aga igat ennem kriisi me valmistame ette siis ka sellise oma tegevuskava, kuidas me seda kriisi lahendama hakkame ja mis on seal hästi oluline, on see, et kus siis määratakse need rollid ära, et kriisikomisjoni staabi liikmete rollid ja alati määrame ka igale siis liikmele siis asendaja, sellepärast et inimesed väsivad. Kõige selgemalt oli seda näha COVID-i kriisi ajal, mis vist väga pikalt siis kestis ja ka meie osad meeskonna liikmed siis väsisid ära ja siis vastavalt selle plaanile me asendasime neid ja andsime inimestele puhkust. Kriisiolukorra kommunikatsiooniplaan, hästi oluline plaan, peab väga hästi toimima, mida teeme, kus ütleme, mida ja kes ütleb ja nii edasi ja nii edasi. Staap, et meil on olemas siis 2 sellist kohta, kui midagi peaks juhtuma, kus me koguneme. Üks on siis vallavalitsuses ja teine meil siis ka selline B-variant, et kui näiteks vallavalitsushoonet enam ei ole, siis kus me siis järgmises kohas koguneme. Ja meie kasutame oma siis kriisimeeskonna omavahelises suhtlemises Messengeri või siis WhatsAppi ja see toimib väga hästi, ja kui me oleme kokku leppinud, et näiteks selle kriisi jooksul me kasutame WhatsAppi, siis see toimib. Hästi hea oli meil nüüd kui algas see põgenike kriis ja siis üks ettevõtja öösel kell 11 helistas, ütles, et tal on nüüd tulemas 50 põgenikku, jõuavad kell 1 meie valda, et majutage nad ära. Ja miskasin selle teema sinna WhatsAppi üles ja 30 minutiga oli meil siis leitud 50 inimesele majutus. Et see näitab seda, kui kiiresti see meie infovahetus toimib ja kui hästi meie meeskond toimib. Et iga kriisi puhul ongi hästi oluline see, et kellest su meeskond koosneb ja kuidas oma meeskonnaga siis palju sinna ressurssi panustad. Mis on, ma näen ise, olen korduvalt näinud siis ka selline, kuidagi see kriisi olukorras see muukeelne elanikkond jääb kahetsusväärselt natuke tahaplaanile, et see kommunikatsioon, mis kõik hakkab minema, on eesti keeles, eks, aga see muukeelne elanikkond paraku ei saa seda infot kätte. Väga hea näide oli just COVID-i ajal, kui meil muukeelne elanikkond hakkas siis küsima, et palju meil ikkagi vallas nakatunud on, kui palju surmasid on, et oli näha seda, et nad ei usaldanud siis riigimeediat, eks, ja siis me hakkasime tegema sellised venekeelsed ülevaated, et mis seis on meil koolides, mis seis lasteaedades, palju nakatunuid on ja see tõmbas need pinged maha. Ja võib-olla ka valeinfo levikus ka, millega me siis kommunikatsiooni käigus peame tegelema, et üks vanaproua helistas mulle, et näed, et kõrvalmajas on nüüd kiirabi ja politseiautod on ees, et nüüd on kõik, et nüüd on COVID-mees ja Klooga alevikku jõudnud, nüüd on kõik. Ja siis mul oli see eelinfo olema, ma ütlesin, et seal tegelikult ei ole COVID, et seal on üks mõrv on toimunud ja see vanaproua teatas jumal tänatud, et see näitas seda suhtumist, et COVID oli palju olulisem kui selle vanainimese jaoks, kui see tegelikult see ühe naabrimehe mõrv, et alevikus. Ja mis kriisisituatsioonis hästi oluline, et kui sul ei ole ka siis infot anda, ütle, et sul ei ole seda infot ja tee seda regulaarselt, et meie teeme siis seda pooletunniste vahedega, kus me ütleme, et olukord on sama, et uut infot ei ole peale tulnud. Vabatahtlike kaasamine, et nagu ma eelnevalt ütlesin, meie siis panustame sellele, et ennekõike me panustame loomulikult meie oma inimestele, meie ametnikele, töötajatele, et vaktsineerimistalgute juures oli näha, et kui me nägime seda, et
meie vaktsineerimisinimesed ei tahtnud eriti väga vaktsineerida, tulenevates erinevatest põhjustest, siis me läksime ise oma ametnikega, läksime siis neid vaktsineerimistalgutel appi ehk aitasime siis inimesi suunata, selgitasime ja hästi tihti siis ka, või oluline oli see, et kui näiteks ka mina olin seal koha peal ja ma ütlesin, et minul on vaktsiinid tehtud, vallavanemad, ma olen siiani elus, eks, ja see nagu nii-öelda pani inimesi teistmoodi käituma, ta lasi endale need süstid ära teha. Et siin on lihtsalt need listid, mida me kasutame, siis on kogukonnad, seal on umbes, ma arvan, 300 kontakti üle valla, erinevad külad, kõik, kes sinna tahavad ennast lisada, saavad sinna ennast lisada ja sinna tuleb ka sinna iganädalaline info, et mis vallas toimub, a la volikogu uudised ja nii edasi. Ja lisaks siis ka ettevõtted, selles listis on siis, oleme koondanud kokku võtnud äriregistrist välja meie valda registreeritud ettevõtted, seal on kuskil üle 1000 kontakti ja hästi hea vahend ka, et kui on vaja abi, ka näiteks põgenikekriisi ajal, et oli siin abi vaja nendest, viskasime selle teema sinna listi õhku ja meil oli õhtuks olid siis olemas väga palju erinevad abipakkujad, et alati siis kasutada ära ka siis oma ettevõtteid, kes teil on. Milleks me sellel aastal siis valmistume, on see psühhosotsiaalne valmisolek, et kuidas tulla toime siis nendes olukordades. Me oleme kriisikomisjoni juurde moodustanud psühhosotsiaalse valmisoleku töörühma, et me näeme seal, et seal on meil vaja natuke edasi arendada, et meil ei ole täna tõesti olnud ühtegi olukorda vallas, kus meil oleks pidanud vaja minema siis psühhosotsiaalset abi, aga sellised hetked võivad igal hetkel juhtuda ja me peame selleks valmis olema, jah, et loomulikult tuleb meil appi ka ohvriabi, aga kui me saadame oma vallast ikkagi esimese ja kiiremini inimesed sinna appi, siis on see parem. Mida me siis teeme, et paremini veel valmis olla? See on üks õnnelik inimeste pilt on siin ja tegemist on siis, et saada nagu aru, mis meil tegelikult vallas toimub, millised need probleemid on, et me käime siis ise politseipatrullidega kaasas patrullimas, et täna näiteks selle nädal ma lähen neljapäeval üle pika aja lähen, politsei ise ka kutsub, et ma näeksin ka siis ära, et milline see olukord tegelikult on, et üsna tihti on see, et kui sa saad kabineti laua taga kokku, siis politseiametnik sulle räägib ja siis jah, et see on, aga kui sa lähed ikka ise sellesse olukorda sisse, sa näed, mis tingimustes inimesed elavad, mida on tehtud või kuidas on tehtud, et saad palju parema ülevaate ja politseiga meil on väga hea koostöö ja meil need sellised ühised patrullid üsna tihti siis toimivad. Meeskond, hästi oluline ikkagi oma meeskonda hoida, motiveerida ja siis tead, et su vald on igas olukorras valmisolekus. Ja kriisiolukorra vahendid, nagu Kuuna ka siin ütles, et Päästeamet annab siis omavalitsusele ka vahendeid, et veel paremini oma neid kriisivalmidusele vahendid soetada, et me oleme ka sinna taotlust tegemas, et siis astume veel kord sammu edasi, et ja suur tänu jah tõesti, et Päästeamet tuli jälle siin kord appi, et ka nendele omavalitsustele just võib-olla, kes ei ole ise endale veel neid varusid soetunud, aga nüüd läbi selle toetusmeetme kindlasti see võimalus nendel tekib ja need soetavad neid. Ja millest me siis puudust tunneme, on ikka jah see, et need reaalsed õppused, et kui keegi tahaks meiega teha mingisugust reaalset õppust, siis me oleme väga avatud ja teeksime ära. Aga lõputuseks, nagu siit terve päev on täna tegelikult läbi käinud, et see algab kõik meist endist, et ei tasu jääda ootama, et tuleb Päästeamet või politsei, see hakkab tegelikult ikkagi minust endast pihta, et see turvalisus ja ise saad sa valmis olla, ise kõike seda teha. Aitäh! Ja